Üldiselt on ju ikka nii, et kui me pildistame, siis me pildistame valges, sest pildistamiseks on meil valgust vaja ja me tahamegi, et meil oleks valgusküllased kohad, aga tegelikult on niiviisi, et ka pimedas saab teha väga põnevaid pilte. Ja täna me oleme tulnud pildistama hoopis õhtusel ajal pimedas ja mida me tahame teha? Me tahame pildistada autosid, sõitvaid autosid, nõnda, et meile jääks auto ja meile jääks nende autode tuled sellise ilusa valge või sellise valge ja punase joonena järgi sõitma. Et siuke äge liikumise pilt, dünaamiline. Ja vaatamegi, kas see üldse võimalik on ja vaatame, kuidas seda saavutada. Mida meil vaja on, et sellist pilti teha? Kõigepealt loomulikult fotoaparaati koos objektiiviga, välklampi ja statiivi. Kaamerale oleme siis seadistanud nõnda, et pildistamise režiimiks oleme valinud manuaalrežiimi, ehk siis me saaksime kõiki parameetreid ise kontrollida. Säriajaks oleme valinud 0,5 sekundit. See on piisav säriaeg, et auto meile kaadrisse jõuaks, et ta jõuaks ka seda liikumist salvestada. Ava meil 5,6, see on selline optimaalne, et piisavalt teravus sügavus oleks ja piisavalt valgust. Ja ISO on meil 800. See on siis selle jaoks, et kui me välku laseme hiljem, siis oleks ka auto ilusti korrektselt pildi peale jääks. Ja hakkame proovima, kuidas meil tuleb. Kõigepealt proovime teha pilti ilma välguta ja vaatame, mis saab. Pildile saime siis kenasti küll autotulede tribud, aga autot ennast ei ole kuskil. Järgmiseks lülitame sisse välklambi, vaatame, mis me siis saame. Välklamp on meil pandud ka manuaalrežiimile, võimalikult võimsa peale ja võimalikult välja suumitud, et siis võimalikult palju valgust annaks. Ja nüüd selle pildi pealt on ilusti näha, et auto on meil pildi peal, tuled on ka pildi peal, aga auto tuled on autost eespool, just kui auto tagurdaks. Meie eesmärgiks aga on saada pilt, kus auto tuled on autost tagapool, ehk siis loomulikus sõidusuunas justkui. Selleks on meil vaja ära muuta välklambi parameetrid. Kui tavaliselt välklamp teeb välku kohe, kui me päästiku alla vajutame, ehk siis pildistamise alguses ükskõik kui pikk meie särjaeg ei ole, siis meil on vaja, et ta teeks välku hoopis pildistamise lõpus. Ehk siis välk tehakse vahetult enne seda, kui säritamine lõpetatakse. Selleks siis otsime välguseadistustest, antud juhul optionsite alt üles sellise sõna nagu sync, ehk siis sünkroniseerimine. Valime selle ja siis me näeme, on meil esimene curtain ja tagumine, ehk siis esimene kaardin ja teine kaardin. Teine kaardin on siis see, kus välk tehakse vahetult enne säritamise lõppu. Valime selle. See välk on meil küll siin Metsi puutetundliku ekraaniga välk ja võib-olla menüüti erinevad need välgud, aga kõikidel lisavälkudel on see võimalus olemas. Ehk siis vaadake kas välgu juhendist või otsige välgu menüüst üles, see võimalus on teil olemas. Ja proovime siis, kuidas pilt tuleb, kui meil nüüd hoopis nii-öelda teise kaardina juhul valgust lastakse. Nii, ja teeme siis pildi. Ja nüüd on näha, et auto on meil eespool tulesid, ehk siis auto tulede joon on loomulikult auto taga, nii et me saame aru, et auto sõidab ikkagist õiges suunas. Ja nõnda me saamegi teha öösel autodes pilte, nii et autode tulede jooned jäävad pildile ja auto jääb ka pildile. Selliseid pilti saab muidugi teha mitmest autost korraga, saab häriaegu lühemaks ja pikemaks teha, vastavalt siis situatsioonide olukordale, see on selline suur mänguruum, aga samas põnev. Mina mängin ka nüüd edasi natuke. Teen bussist pildi, täiega. Maru võre liiklus on teil siin Tartus, ma vaatan.